Tere, head inimesed! Head sellepärast, et inimesed, kes on valmis teisi aitama, saavad ainult head olla. Ja inimesed olete te kindlasti. Seepärast siis veel kord, tere, head inimesed! Täna avame me enda jaoks täiesti uue etapi. Usaldustelefon kolib sinna, kus on inimesed. Sest tänasel päeval inimesed on hoopis internetis. Ja ei ole enam nii, et inimesed lähevad internetti, nii nagu minu põlvkond, vaid noored inimesed sünnivad, elavad ja on interneti maailmas. Nii et seetõttu niisugune lauatelefon, see tunduks nagu me tahaksime autode maailmas sõita endiselt hobusega. Ja see tähendab seda, et tegelikult tuleb alati olla ju seal, kus on inimesed. Ja see Skype'i maailm, interneti maailm, see ongi see uus koht. Ja sellepärast mul on hea meel teile öelda uus põlvkond, tere tulemast Eesti usaldustelefoni. Mis siis on usaldustelefon? Vaadake, kui oli nõukogude aeg, siis prooviti nii mitmelgi korral anda inimestele telefoni teel abi. Aga siis oli üks 3-täheline organisatsioon, kes paljusid asjasid sai pidurdada ja paljud asjad jäid sellepärast seisma, et nad nagu pelgasid niisuguste asjade käima minemist. Ja nii oli ka usaldustelefoniga sellepärast, et kuidas siis KGB-did saavad lubada, et inimesed räägivad teise inimesega südamest südamesse. Aga õnneks aeg sai otsa. Juhtus see, mida keegi ei julgenud uskuda, et suur savijalgadel olev koloss, Nõukogude Liit kukub kokku ja me oleme jälle võimelised oma riigis ise oma asju ajama. Niisiis, usaldustelefon on praktiliselt Eesti Vabariigi taas iseseisvumise üks esimesi õisi. Ja see oli üks vahva hulk inimesi, kes kogunesid Raekoja platsi selleks, et midagi oma kaasmaalaste, eestlaste jaoks head teha. Ulatada neile niisugune soe, südamlik käsi, et kuulata inimese muret või rõõmu. Jah, omaette huvitavalt on see telefoni ajalugu siin tõesti kulgenud, sellepärast et kui oli 88, 89, 91 aasta, siis oli ka usaldustelefon see koht, kuhu inimesed helistasid ja jagasid oma iseseisvuse poole liikumise õnne ja kirkust ja rõõmsameelsust. Ei olnud see sugugi mitte muretelefon ja ega ta tänagi ei ole muretelefon, see on inimeste telefon. Inimeste telefon, kellel on vaja teise inimese lähedust. Ja ega internet ju pakub meile väga palju jututubasid, erinevaid võimalusi guugeldada, saada teada, kes on see kodanik Selirand, vaadata erinevatest interneti portaalidest, mis asi on üks või teine asi. Aga see on ikkagi külm elektroonne info. Tegelikkuses me vajame ju enda kõrvale teist sooja südamega inimest, kes lihtsalt oleks minuga. Meie usaldustelefoni ajaloost on mul meenutada üks kauge jutuajamine, kus usaldustelefonile helistas inimene ja küsis, kas usaldustelefon. Ja talle vastati, jaa, usaldustelefon kuuleb. Ta ütles aitäh. Ja siis oli 45 minutit vaikust. Telefoni vastaja ehk Telfor oli oma helistajaga koos.
ta ei pannud telefoni lauale, ta ei läinud endale kohvi tegema, vaid ta oli koos helistajaga. Ja nad olid kahekesi telefoni juures. Üks hoidis telefoni, teine hoidis telefoni. Nad kuulsid teineteise hingamist ja kui nad olid 45 minutit niimoodi sõnatult kõnelenud, ütles helistaja: aitäh abi eest. Ja vaadake, see ongi inimliku läheduse sügavaim mõte. Sest et tänu sellele, et ma tunnen teise inimese kontakti, tunnen ta hingamist, saan ma aru, et ma ei ole siin maailmas üksi. Mul on tugi ja usaldustelefoni üks tööprintsiipe ongi see, olla inimesele tugi. Ja kuna me oleme ka ülemaailmse telefoniorganisatsiooni IFOTES, International Federation Telephonic Emergency Services liige, siis me juhindume ka selle organisatsiooni eetika ja töö põhimõtetest. Ja need on võrdlemisi lihtsad, selged ja ka karmid. Ja see tähendab seda, et inimesed, kes vastavad usaldustelefonis, töötavad tasuta. Sama mõistetavalt töötavad tasuta, kui doonorid loovutavad verd tasuta. Sest usaldustelefonis töötamine on hinge doonorlus. See tähendab, et igaüks teist, kes te olete otsustanud liituda selle telefoni organisatsiooniga ja olete valmis ennast panema valvesse, et olla inimestele toeks, kes parasjagu seda vajavad, teie olete hingelised doonorid. Jah, meil ei ole välja töötatud doonori aumärki ja me ei mõõda ka seda tundides või kilokalurites, palju keegi on kulutanud energiat usaldustelefonis. Kuid see on kindlasti võrdlemisi hinge kulutav tegevus, mu head sõbrad. Nii et olge selleks valmis, et mitte alati ei jagata teiega rõõmu, mitte alati ei olda teiega nõus ja ega usaldustelefon ei hakkagi kellelegi nõu andma. See on ka meie telefoni üks omapärane põhimõte. Nimelt, usaldustelefon ei anna nõu. Oli Tallinna linnavalitsuses mõned inimesed, kes küsisid, et mis jaoks siis üldse teie telefon olemas on, kui ta ei ole nõu andev telefon. Ja tõepoolest, me ei anna nõu. Sellepärast, et me ei tea olukorda ja me ei ole inimesega, kes meil helistab, teps mitte olnud kümneid tunde jutuajamises kontaktis, ega me ei oska leida seda, mida see inimene päriselt peakski tegema ja kas saabki keegi kõrvalt öelda, mida teine inimene peab tegema. Aga enamus meie jutuajamisi usaldustelefonis on lõppenud sellega, et helistaja ütleb aitäh teile abi eest. Siin tekib vastuolu, et kui ta ei ole nõuande telefon, siis kuidas saidi anda abi? Aga nimelt see ongi meie Telfori kutse üks omapärasid ja oskusi leida inimeses need asjad, mis ta ise enda sees peab mõistlikuks. Leida üks variant, leida teine, leida kolmas ja siis inimene ise valib, milline variantidest tundub talle kõige mõistlikum olema. Ja siis ta ütleb, et ta teebki niimoodi. Ja talle tundub, et see on meie poolt antud nõuanne. Aga see on hea Telfori suurepärane kutseoskus. Viia ja juhatada temale helistanud inimene neid teid pidi edasi liikuma, mis tunduvad Telforile sel hetkel ja helistajale kõigepealt õiged. Nii et see on väga oluline seda meeles pidada ja väga oluline on ka meeles pidada ühte veel tähtsamat printsiipi. Meie ei kalluta inimest
ei ühtegi usku ideoloogiasse ega maailmavaatesse. Meie aktsepteerime inimest nagu tema on. See tähendab seda, et kui taimetoitlane helistab, siis me oleme täiesti rahul, et on taimetoitlane ja me jagame tema maailma. Ja kui peaks helistama ka hingevalus mõrtsukas, siis me kuulame ka teda. See ei tähenda, et me peame olema nõus tema mõrvadega, kaugeltki sellest, kuid me oleme valmis tema juttu kuulama ja tema paadis istuma. Me ei ole hukkamõistu telefon, saage aru. Meie ülesanne ei ole mõista kedagi hukka või õigeks, vaid me oleme selleks, et seista sel hetkel, kui inimene tunneb, et tal ei ole enam maailmas mitte midagi, maailmas mitte kedagi, siis meie oleme selleks, et öelda, maailmas on valguskiir ja see on telefon, mida me nimetame usaldustelefoniks. Jah, isegi see nimi on väga vana. Kogu meie 25 aasta tööperioodi meid saatnud tõeline kaubamärk. Sest mis on Eesti inimesele kõige tähtsam? Usaldus. Ja see oli see, mida me 25 aastat tagasi oma sõpradega koos alustades usaldustelefoni kujundasime. Ja me oleme seda kallilt hoidnud. Sest et usaldus on raske võita, aga ta on kerge kaotada. Meil on olnud ka raske hetk, kus tegelikult kurjategijad, kes põletasid meie lautasid ja loomad jäid söödata ja inimesed paistsid nälga jääma. Ja siis küsis KGB meie käest, et kui need inimesed teile helistavad, et kas te võiksite helistada siis meile teise telefoniga ja öelda, et nad on liinil, et me saaksime need kurjategijad kinni püüda. Ja me pidasime siis väga kaua oma vahel aru, kas me teeme koostööd niisuguse õilsa eesmärgi nimel KGB-ga ja me võtsime vastu ühise otsuse. Ei, sest täna püüame me koos KGB-ga kurjategijad, kes põletavad lehma toiduküüni. Ja homme võime me hakata koostööd tegema meelsuse inimeste pärast. Mul on väga hea meel, et me sellest eetilisest kitsikusest valisime õige tee. Me jäime sõltumatuks. Me oleme olnud ka sõltumatud kirikute suhtes. Me ei ole olnud seda, et me oleksime ühe või teise kiriku, ühe või teise ideoloogia hääletoru. Ei. Meie jutuajamised ei lõppe sellega, et teie probleem, kallis helistaja, lahendub siis, kui te tulete mošeesse. Ei ole. Kui meile helistab moslem, siis meie asi ei ole teda veenda kristlaseks. Või kui meile helistab ateist, siis ei ole meie asi teda ümber veenda kirikusse minema. Nii on see, mu head sõbrad. Me peame aktsepteerima seda helistajat just sellisena, nagu ta on. Sest see on usaldustelefoni üks baasilisi iseärasusi. Mitte ainult Tallinn ja mitte ainult Tartu ei ole need punktid, mis peaksid maailma püsti hoidma, vaid Viljandi, Võru, Valga, Pärnu, Kuressaare. On olnud ka aegu, kus Hiiumaal on asjad toiminud. Haapsalu, Rakvere, Kohtla-Järve, ka Sillamäel on olnud, Narva on olnud. Nii et Paide, Rapla, Jõgeva, kogu Eestimaa, see on meie Eestimaa, meie usalduse Eestimaa. Jah. Ja see on selles mõttes väga hea, et me võime öelda, et ükskõik kus kohas maailmas midagi juhtub. Meie
head inimesed on seal koha peal. Kui juhtub mingisugune suur katastroof Rapla juures, ei pea nad kutsuma Tallinnast või Tartust abi, vaid meie Telforid on valmis aitama siinsamas koha peal või Jõgeval või Võrus, Valgas, igal pool. Räägi pisut Estonia hukust, et nagu siis kasutati ka meile. Ja miks ma räägin sellest raskemast poolest, sest ühiskonnas, nii nagu igaski inimelus, on hetki, mis on väga rasked. Ja üks raskemaid meie rahva, meie oma mälestuste, minu vanuse piires on Estonia katastroof, mis juhtus merel. Ja see oli see päev, kui usaldustelefoni inimesed olid Estonia terminalis. Me olime esimesed, kes saime osutada inimestele seda abi ja me olime ka koostöös edaspidise suhtes hädaabi telefoniga. Kui on tõsised kõned, tõsised mured, mis ei ole otseselt hädaabi reageerimised, siis see suunatakse meile. Ja me oleme siiamaani ja ma arvan ka, et tulevikus väga tihedalt seotud niisuguste akuutsete probleemide lahendamisega, sest meil on see oskus, meil on need teadmised ja me suudame osutada ka füüsilise kohalolekuga abi. Nii et meil on olnud varasemad, siin on õnnetused olnud Paalas, mujal, säärasel juhul usaldustelefoni inimesed, Telforid on need, kes on esimesena võrgustikus olemas ja kes esimesena saavad osutada juba konkreetses olukorras konkreetse abikäe. Ja põhimõtteliselt me ei lähe kontakti nägu näkku ehk face-to-face kontakte. See on nagu usaldustelefoni eetiliste printsiipides keelatud, kuid see on hoopis teine asi. Kui me kaasatud oleme hädaabi telefoni kaudu juba kui professionaalid, juba kui inimesi aitavad oskustega vabatahtlikud. Nii et ka selleks peab valmis olema. Niisiis, tundub, et meie ees on nii palju reegleid, et kas neist kõigist jõuabki kinni pidada. Jõuab, mu head sõbrad, sest te töötate ju oma hea, sooja ja avatud südamega. Ja siis, kui teil kerkib probleem, kas teha nii või naa, siis on teie kõrval olemas need Telforid, kes on siin juba 25 aastat olnud. Mul on hea meel öelda, et minu hämmastuseks on rida inimesi olnud meiega koos selles paadis, selles mittetulundusühingus 25 aastat. See on pikk aeg. See on pikk aeg. Ja ma soovin teile kõigile südamest, uue põlvkonna inimestele, kes te võtate uue tehnoloogilise võrgustiku, milleks on Skype. Ikkagi uhke on olla eestlane, kui see on Skype on ju meie loodud. Ja teie, kes te tulete sellesse uude maailma, kes te elate selles maailmas, ma soovin teile siiralt edu. Ja hoidke oma hinge, hoidke läbi põlemise eest. Küsige oma juba kogenud kolleegidelt, mida teha, et mitte ära põleda, sest kui te lähete iga kõnele 100% sisse, siis juhtub see, et te võtate selle kõne endaga kaasa ja veate seda kõne 10-15 aastat endaga. Kuid samas, kui te ei ole empaatiline, kui te ei mõista teist inimest, kes teile helistab, pigem mõistate teda hukka, kui temast aru saate, siis see inimene ei taha teiega rääkida ja paneb toru ära ja ütleb, see ei ole usaldustelefon. See ei ole usaldustelefon.
nii et te peate olema empaatiline, kui te tahate hoida kontakti, kuid samas armastades iseennast ja soovides mitte läbi põleda, peate te vanemate kolleegide käest omandama oskuse selle kahe kari vahelt puhtalt läbi tulla. Aga me oleme teiega, kes te olete valmis astuma sinna, kus on inimesed. Inimesed ju on võrgus. Edu! Sa ei ole kunagi üksi. 126 sinu usaldustelefon.